Si c'est seul, j'ai vie d'anormal, si t'as passé. Kas sa naudid seda olukorda või? Seda näost on näha, et naudid nagu. Vaata seda asendit, vaata seda. Ta võimleb. Siin ei saa nagu, et seda... Head asendit, et jõuga keerata seda asja. Siin põhimõtteliselt tuleb nagu padrunid kinni hoida ja keerata midagi. Aga vaata, mootorit jõuab tõsta need. Ja, mootor tõuseb nagu. Padja veel juba liigub. On sellest treenis käimisest midagi kasu ka olnud või ei ole nagu? Näed, niimoodi keeratakse lahti. No näed, ikka on sellest treenis käimisest midagi kasu olnud nagu. Sa oled maaler või? Ma maalin, jah. Kas see ongi automaal või? See ongi automaalri töö, jah. On maalid autot? Võtad kõredi pintsliga siit natukene pintsli otsaga ja tõmbad ja saab hea. Kui kaua sa seda liigutust oled harjutanud? No viimased mingi 10 minutit. Ja meil on üks ohver siin veel, teine pilg, mis tahab ka natukene maalimist saada. Nonii, mäletad ka, mida me viimati kaamerasse rääkisime? Ei mäleta, aga räägime uuesti, igaks juhuks. Aga räägime, tegime silda või? Jah, tegime äkki kinnitusi ja asju, keevitseme. Kas nüüd on valmis? No nüüd on kinnitused valmis, kinnitused omal kohal, amordikinnitused valmis. Ja nüüd hakkame silda alt ära võtma, vahepeal veel oleme pidurite peale ka mõelnud. Oleme prototüüp pidurisadula adapter on valmis ja varsti tulevad päris tükid ka. Ja varsti tuleb meil sellest variant, mis on paksem kui see praegune. Sinna külge saab sadula ka äkki keerata. Näita, kuidas sa sinna külge lähed ka, see plekitükk. Plekitükk nagu, siin peame mõned poldid pikemate vastu vahetama. Aga plekitükk läheb bolt on siia laagripoltide alla siis ühesõnaga. Ja sadul läheb siis omakorda siia. Ja ketas meil tuleb mingi Opel Vectra ketas, Vectra A ketas ja eeldatavasti Vectra A vist sadulat ka, aga sellest päris täpselt kindel ei saa olla nagu, mille omad need on. No vist väga vahet ei ole. Aga vahet ei ole jah, need juba võiksid toimida ja olla olemas nagu. Et siis enam-vähem niimoodi saab ta olema ja silt püsib all. Nüüd võtan silla alt ära uuesti. Nagu ikka on, paneme korra kokku ja võtame jälle lahti ja... See on huvitav koilu või? See on nagu full race selles suhtes nagu noh. See on nagu maksimaalselt jäik, ütleme nii. See väga palju ei vetru. Siin peaks mõni nipukas ka olema ja mõni... Ma ei hakanud nipukat panema, ma vaatasin, see perfolint on juba päris kõva tase vaata nagu, et kui ei hakanud nipukat lisama nagu noh. Ja võtame alt ära, värvime ära, teeme viisakaks ja remondime sadulad ära ja laome kokku tagasi. Siis on järg kardaani käes ja siis teeme hüdrokässari veel ja veame piduritorud ja... No muidugi teeme. Ja nii ongi esialgu. No jõudu tööle. No. Toimetab nagu. Või oma lipu vaata, voolib vaata, kunstnik paneb. Niimoodi, et autost tehakse. Pillet peaaegu. Tere hommikust! Tere hommikust! Mingi hommikukohvi veel pooleli nagu. Kell on vähe veel alles, mis varakult on valmis juba nagu. Ahah, millega tegeleme? Räägi meile. Nagu sa ikka näed, siis kaminiuksed siin kuredi auto kõrval nagu. Aga tegelikult teeme siis LS-ile nii-öelda juhtpistikku. Saaks programmeeritava juhtajaga tööle panna nagu. Mis aju paneme? ECU Master Classic nagu. Selline pisikene, ajukene. Tegelikult jääb natukene lahjaks sellele V8-le, aga noh,
teeme oma parima nagu. millest puudujääk on? No tegelikult on niimoodi, et see tehasest on full sequential ehk siis 8 silindri ja 8 süütepooli juhtimine individuaalselt, aga klassikul ei ole nii palju väljundeid selle jaoks nagu. V8 ei võimalda? No võimaldab, aga Wasted Spargis ehk siis nukaandurit me kasutada ei saa ja peame piustid ja poolid panema paari nagu, mis ei ole ideaalne iseenesest. No jah, me paneme mingeid ekstra andureid ka või mingeid asju või teeme mingid fail-safe'e või midagi no, ka? Kõik paneme külge, selles mõttes ongi, et seda võib lihtsalt teha ja võib keeruliselt teha, aga me teeme keeruliselt, me paneme kõik, mis aju võimaldab, kõik sõnaga otsad, kõik andurid, kõik valmiduse teeme ka, me teeme isegi boost controlleri valmiduse, et äkki läheb käest ära, kuna tuleb turbopilt, siis saab hea nagu. Hetkel turbokas ei tule, aga... Ei tule jaa, aga teeme kõik valmis ära niimoodi, et hiljem ei oleks vaja mõelda midagi, lihtsalt on vaja pistid külge panna ja juba saab boosti juhtida. Okei, aga mida kohe kasutame, mida kohe teeme? No valmidust kindlasti kütuserõhk, õlirõhk, knock-sensorid paneme ja ega siin rohkem väga ei olegi, tühikäigumootor, TPS ja asjad, nagu ikka. Jaa, standard. Jep. Ja ega siin ei olegi nagu, aga no nii on, katsume hakkama saada. Vastavalt võimalustele, ühesõnaga hetkel peame niimoodi toime tulema. Just täpselt. Ja ega muud ei olegi siin, teeme edasi, noh. No teeme. Kõva hääl on küll nagu. See on mingi suurem tuks kui ennem oli või midagi? See on suurem kui enne oli ja see on selline Nissani põhituuning, mida tehakse. Pannakse see turbo, sellepärast see istub kollektori külge ja siis mahub sinna vahele ka selle, nii et see turbo istub seal all. Peaaegu polt on nagu? Peaaegu polt on, natuke tegime siin, kuna on plaanis ikkagi originaalaju ja kõik originaallõdvikud, siis siit sai natukene tehtud selline järsk 90 kraadi pööre ja õli äravool on ka natuke teise kujuga, aga muidu kohe proovime, kas läheb külge ka. No kus ta pääseb? Näe, mahu. Jäi kinni. Kaido, sul Ferrari särk ka seljas, jah? Ongi. On hea kus juures nagu no. Mis te peksate vasaraga Ferrarit või? Ja siin kuredi anname agu talle natukene, jah. Ei saa aru. Vaja seadistada. Seadistada on vaja, jah. Ta ei ole nõus koostööd tegema, siis me peame nagu veenma seda. Ja noh, vaikselt hakkab nõusse jääma. Okei. Panebki vasaraga. See on Ferrari, jah? See on Ferrari 360. Tegid? Keevitasin. Mis sa keevitasid? Mis sellega juhtus? See oli avariiline masin. Enam ei ole, jah? No nüüd ta on natuke vähem avariiline. Projektikas selles suhtes. Erinevatel inimestel on erinevad projektikad, vaata. Ja aitasime selle korda teha. Mis ta siis oli? No esiots, ühesõnaga on avariiline, tiivad olid mõlemad kasutuskõlbmatud nagu. Tuli tükkidena või? Tuli tükkidena ja meil oli üks uus tiib, meil oli tiibade vaheline detail vanast originaalist nii-öelda, mis jäi origa esiotsast alles, mis oli kasutuskõlblik ja siis meil on üks tiib, mis tuli kuskilt mingi lammutaja käest umbes või no kasutatud varuosa. Aga no natuke koputasime ja tegelikult pole asi üldse nii hull, et oli ainult väike pleki mõlkimine. Raketibaasi massaaži osakond? Raketibaasi massaaž, jaa. Alumiiniummasin, et selles suhtes kõige lihtsam ülesanne ei olnud. Aga ma arvan, et me enam-vähem saime hakkama sellega. Sobitasime siia nina uuesti ette ja alumiiniummasinal oli proovitud selle tavalise miigiga 3D printida üks auk täis ja teisel pool oli lihtsalt mingi tükk puudu kuskilt sealt silla õõtsakinnituse juurest. See oli lihtsalt liimitud sinna tagasi, et me seekord keevitasime. Nüüd on nüüd päris hea või? Nüüd läheb värvi, jah? No nüüd läheb värvi ja eks nad nokitsevad sellega edasi nagu.
äkki järgmine kevad saab linnas näha. no võiks saada. No davai. no davai.